Tavaliselt nähakse kasvutakistajatena seda, et meil ei ole võimalusi, kurdetakse selle üle, mul ei ole piisavalt head toodet, mul ei ole piisavalt head turundusi, ma ei leia inimesi, mul ei ole tehnoloogiat. Paar aastat tagasi ilmus ühes maailma juhtivas majandusajakirjas uuring, mille kohaselt peamine takistus, miks pärast suured asjad ettevõtetes ei juhtu, on võtmeisikute usu puudumine strateegiasse. Mis tähendab, kui sul ei ole usku strateegiasse? See tähendab seda, et kui sa pead tegema mingeid olulisi otsuseid, siis sa kõhkled. Kui sul ei ole usku, siis sa ei võta suuri eesmärke. Kui sa ei võta suuri eesmärke, sul ei ole ambitsiooni ja siis ei hakka asjad juhtuma. Kuidas leida usku ja ambitsiooni? Sellest räägib meile käitumisteadus, mille üks mudelitest ütleb seda, et kui sa tahad, et inimene midagi teeks, peab olema täidetud 3 eeldust. Esimene, ma pean nägema võimalust. Ma pean nägema, kus kohal turul on minu koht, kus kohal on turul need kliendid, kellele ma võiksin midagi müüa. Teine, ma pean tunnetama seda, et mul on olemas võimekus, et mul on olemas oskused need asjad ära teha. Ja 3, kõige olulisem asi, mul peab olema motivatsioon ehk tahe. Need asjad täiendavad teineteist. Kui ma ei näe võimalusi, ei ole lootustki, et mul tekiks tahet. Kui ma tunnetama oskusi, kui ma tunnetama võimekust, ei ole lootustki, et tekiks tahet. Ma pean päris hästi ette kujutama, mida ma pean konkreetselt selleks tegema, mida ma pean tegema kõige paremini selleks, et minu suured eesmärgid täituks. Fookuse leidmisel on kõige olulisem aru saada, mis on need asjad, mida ma pean jätma tegemata. Kui ettevõte hakkab oma strateegiat kujundama, siis suhteliselt lühikese ajaga tuleb lauda 50–100 erinevat eesmärgid, tegevust, arendust, muudatust, mida me kõike võiksime teha. Lihtsalt kõhutunde pealt öelda, mis asi on kõige olulisem ja mis asi mitte, võib anda vahel tulemust, aga ainult sellisel eeldusel, kui sa juba oled oma valdkonnas ekspert, kui sa juba tead neid asju une pealt. Kui sa neid asju une pealt ei tea, siis ainukene võimalus on sul see keerukus enda jaoks üles joonistada. Tööriist, mida ma kasutan ja mida ma soovitan ka sinul kasutada, on eesmärgipuu. Eesmärgipuu loomine algab sellest, et me lepime kokku, mis on meie ambitsioon. Kus kohal turul on meie võimalused, kui suurt turuosa me tahame saada, millistel turgudel, milliseid kliente. See peaks olema juba suhteliselt hästi ette kujutatud nii, et me teame, kui suurest rahast me räägime. Kui suurest rahast võiks rääkida, kujuta endale ette, et mis iganes sinu käive praegu on, sa tahad teha 10 korda rohkem. Kui sa võtad endale selle eesmärgid, kuidas teha 10 korda paremat tulemust, siis sa enam ei saa mõelda ainult sellest, aga mul on need võimalused puudu. Küsi enda käest, aga mis võimalusi mul on vaja selleks, et teha 10 korda paremat tulemust? Ja siis hakkavad asjad liikuma. Sa võtad omale suure eesmärgi, jagad selle väiksemateks tükkideks ja nüüd pead suhteliselt hästi ette kujutama seda, et mismoodi need väikesed tegevused konkreetselt hakkavad mõjutama sinu käivet. Kas see on klientide arv? Kas see on ostude arv kliendilt? Kas see on see, et sinu klientide ostud lähevad suuremaks? Ostukorvis on rohkem tooteid või sa müüd neid kõrgema hinnaga. Efektiivsus on täitsa omaette lugu, sellele ma praegu ei keskendu, sest kasv saab tulla sellest, et su tulud kasvavad. Kui sul see on ka selge, kuidas su tulud kasvavad, kas sul on vaja müüa kõrgema hinnaga või rohkem tooteid või rohkematele klientidele, siis järgmine asi, millele sa keskendud, on see, mis on tegevused. Mis on see, mida ma pean tegema selleks, et mul oleks üks klient portfellis rohkem, et ta ostaks ühe toote rohkem kui seni, et ta ostaks 10% kõrgema hinnaga kui seni. Me jõuame tegevusteni. Kui tegevuste osa on läbi käidud, siis saab küsida seda, mis meil on täna puudu, mis võimalused meil on täna puudu ettevõttes, mida me peame arendama selleks, et me oleksime suutelised neid tegevusi tegema. Sul tuleb 50–100 erinevat ideed, mis on omavahel seotud ja nüüd on hästi oluline koht. Need peavad olema omavahel seotud loogiliselt, põhjus-tagajärg seostena. Sellest on vähe, kui sa ütled, et me peame tegema rohkem müüki. Mis see tähendab, et sa pead tegema rohkem müüki? Kas sinu jaoks tähendab see seda, ma pean tegema rohkem kõnesid, ma pean rohkem kontakte looma või äkki ma pean hoopis suurendama oma tuntust, mismoodi konkreetselt see tegevus toob endaga kaasa rahalise tulemuse. Nüüd, kui sul see suur pilt on olemas, nüüd on võimalik hakata pildist elemente välja viskama. Kuidas sa neid välja viskad? Selle järgi, mis on mõjus ja mis on vähe mõjus. Oletame, et sul on vaja saada uuel turul esimene klient. Selleks pead sa tegema 3, 4, 5, 6 erinevat tegevust. Või oletame, et su eesmärk on veel suurem, sa tahad suurendada eksporditulu. Sul on selleks 6 hooba, mille abil sa saad seda teha. Võtad oma võtmeisikud ühte ruumi kokku ja küsid iga ühe käest. Kuule, Meelis, mis sina arvad? Mis siin nendest on kõige mõjusam? Mis on kõige vähem mõjus? Annad iga ühele investeerimisžetoonid. 6 hooba, 12 žetooni,
pane oma žetoonid nagu mängulauale, ütle, mina usun, et meie eksporditulu suureneb sellest, kui me teeme seda, panen kõik 12 siia, võid panna ka vähem. Sul on 2-3 minutiga selge, millesse võtmeisikud tegelikult usuvad ja millesse nad ei usu. Käies niimoodi eesmärgi puu läbi, üldiselt eesmärgilt kuni üksikute arendusteni, saad sa välja visata pildist kõik, mis on ebaoluline. Sul on silme ees selge tee, eesmärkide tegevuste fookus, lepid veel kokku, kes mille eest vastutab, kuidas mõõdetakse edusamme ja sealt hakkavad asjad liikuma. Võtmeisikutel on usk, võtmeisikutel on pühendumus ja kogemused ja uuringud näitavad, et see paneb asjad juhtuma. Edu sulle!